Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Issandas armastatud vennad ja õed, tänase 4 püha öö vigiilia mõtete aluseks me paneme tähele Jumala püha sõna. Jesaja prohveti raamatu 20. ja 21. salmist. Ja seal on öeldud nõnda. Aga Issand ütleb Siionile üleastumisest pöördujale Jaakobis tuleb lunastaja. Ja niisugune on mu leping nendega, ütleb Issand, minu vaim, kes on su peal, ja minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu, ei lahku sinu suust, ega sinu järglaste suust, ega sinu järglaste suust, ütleb Issand, nüüdsest ajast alates ja igavesti. Aamen. Armsad sõbrad, 4 püha öö on ootuse öö. Needsamad jüngrid alles äsja oma õnnistegijast ilma jäänud ja tema siis nii imelsel kombel tagasi saanud ja siis otse kui taas kaotanud, kui Jeesus taevasse läks, ootavad selle tõotuse täitumist, mida Jeesus oli neile lubanud. Neile lubati teist lohutajat, kes oleks nendega igavesti, tõevaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Nagu öeldi Johannese raamatus. Ja Jeesus kinnitab veelgi oma jüngritele, teie tunnete tema ära, siis ta jääb teie juurde ja on teie sees. Kas siis tunneme? Kas me tunneme ära tõe vaimu? Kas me tunneme ära lohutaja? Lohutust on maailmale praegusel ajal väga tarvis. Lohutust maailmale tervikuna, rahvastele, kes sõdivad, saavad alla surutud, saavad okupeeritud, tõrjutud, taga kiusatud. Aga veel enam on lohutust vaja igale inimesele üksikult. Igale üksildasele, igale leinajale, igale kurvale, igaühele, kes peab ennast luuseriks, kõlbmatuks, tühiseks, igaühele, kellele on näidatud näpuga, keda tema kaaslased on ära põlanud, igaühele, keda pilgatakse või mõnitatakse, olgu siis tema usu või tema veendumuste või tema välimuse või tema käitumise või tema mõtete pärast. Igale sellisele, kes tunneb end üksi ja väljaspool olevat, on lohutust vaja. Ja Jeesus lubabki nii jüngritele kui Johannese rõõmusõnumi kaudu ka meile, et see lohutaja on meiega igavesti. Et me tunneme ta ära, et ta jääb meie juurde ja on meie sees. Sinna oma sisemusse on mõnikord lausa hirm vaadata. Me kohtume seal nii paljude selliste mõtetega, mida me ka ise ei pea õigeks või heaks, mida ei peaks õigeks ega heaks meie ligimesed,
kui nad neist vaid teadlikud oleks. Sellepärast ongi hea, et nende eest saab neid mõtteid varjata. Paraku ei saa me midagi varjata Jumala eest. Jumala ees oleme me otse kui alasti, tema näeb meid läbi ja siis oleme me korraga silmitsi sellega, mis meis on kõlbmatut ja vääritut. Ma olen mõelnud, kas just sellepärast nii paljud inimesed keelduvadki Jumalat tunnistamast, tõrjuvad teda eemale, tõukavad ta enesest ära, väidavad, et nad usuvad, et teda ei olegi olemas. Kas just sellepärast, et nad kardavad seda enesesse vaatamist. Et nad kardavad seista silmitsi oma enese vigadega ja puudustega. Nad kardavad seada ennast Jumala imelise täiuslikkuse palge ette. Võrrelda ja tunda ennast tühise ja armetuna. Et seda tunnet vältida, kas sellepärast keelduvad nad Jumala armust. Sama hästi võiks keelduda toidust, siis kui tundub, et hambad on pestud ja ei taha neid uuesti mustaks teha. Me ei saa elada ilma Jumalata. Jumal ei lakka olemast sellepärast, kui meie tahaksime, et ei oleks kedagi, kes on meist kõrgem ja parem ja täiuslikum. Jumal ei lakka olemast sellepärast, kui meie teda ei tunnista. Õigupoolest ei ole Jumalale meie usku sellisel viisil vaja, nagu meie vajame toitu või vett. Jumalale on meie armastust, meie usaldust, meie lapsemeelset tema poole pöördumist vaja hoopis teisel põhjusel. Nii nagu armastavale isale või emale on vaja, et ta lapsed oleksid tema juures. Et nad tuleksid ikka ja jälle kokku küll jõulupühadeks, küll sünnipäevadeks või muudel tähtpäevadel. Et neid näeks oma söögilaua ääres ka siis, kui nad on suureks kasvanud ja pesast välja lennanud. Selleks on Jumalale meid tarvis. Mitte sellepärast, et meie oma kätega peaksime hoolitsema tema maailma eest, tegema seda teistsuguseks, seda otse kui paremaks muutma. Meie suudame ainult rikkuda. Nii nagu laps, kes mõtleb, et ta teeb omale toredama seeliku, kui ta selle jupi küljest maha võtab. Ja siis pärast kääridega siit-sealt nüsimist selgub, et ta on selle päris nässu keeranud. Ei ole eest ega tagant enam ühepikkune, narvendab ja hargneb igate kanti. Meil tarvitseb heita üks ainus pilk sellele maailmale, kus me elame. Ja me näeme seda seelikut, mis hargneb ja narvendab. Jumala täiuslikust maailmast on meie kätes saanud üks ära lagastatud tagahoov. Ja ikka veel tahame me olla iseenese tarkuses, iseenese uhkuses nii kindlad, et me suudame oma elu ilma Jumalata läbi ajada küll. Tahame uskuda, et me saame ise hakkama. Selle asemel, et tunnistada, me oleme eksinud ja me vajame andeks andmist. Me vajame armastust, me vajame lohutust. Me vajame, et keegi pühiks meie pisarad ka siis, kui me oleme täiesti üksi. Kui kõik need, keda me usaldasime, on meile selja keeranud. Või kui neid ei olegi enam olemas selles ajalikus maailmas, kui iga või haigused või mõni õnnetus on nad meie kõrvalt viinud,
või kui need ei ole üldse kunagi olemas olnud. Kui me olemegi sellised inimesed, kes on elanud oma elu üksi erakuna ja ühel hetkel avastame, et kedagi on siiski vaja. Ühte õlga, mille najale toetuda, ühte süle, kuhu oma pea peita, ühte kätt, mis silitaks ja pühiks pisarad. Ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti, lubab meie õnnistegija. Kui imeline lootus see küll on. Kui uskumatult kerge on sellest teadmisest, et keegi on meie jaoks alati olemas. Jah, me ei näe teda, me ei saa tal käest kinni võtta. Me ei saa minna temaga koos kohvikusse ja latetassi taga maailma kiruda. Aga ta on siiski meiega. Me ei ole üksi. Tegelikult mitte kunagi. Ka siis, kui meiega koos selles samas ruumis ja ajas ei ole justkui mitte kedagi, on see teine lohutaja ometi koos meiega seal. Me tunneme tema ära, ta jääb meie juurde ja on meie sees. Aga selleks, et teda ära tunda, leida ta meie eneste seest, peame me kõigepealt sinna enesesse tema jaoks ruumi tegema. Me peame avama oma südame pööningukambri, tuulutama seda, pühkima välja vana rämpsu ja ütlema siis lihtsalt, tule, püha vaim. Ta tuleb. Me tunneme ta ära, ta jääb meie juurde, ta on meie sees. Seal kusagil sügaval, kuhu ei peagi ilmtingimata igal hetkel vaatama, aga kuhu on alati võimalik ja lubatud vaadata. Me ei pea kartma oma tühisust, oma saamatust, oma küündimatust Jumala ette tuua, ennast talle avada. Sest selle, mis meis on tühja, paneb Jumal täis. Täidab sellesama lohutajaga. Selle, mis meis on ebatäiuslikku, võib Jumal muuta täiuslikuks. Võib teha kõige mannetumast savihütist kiriku. Võib juhtida tavalise ringiuitaja jalad õigele teele, mis viib tema põllule töötegijaks. Me võime tulla Jumala juurde kõigi oma ebatäiuslikkustega, teades, et tema on see suur kunstnik, kes võib selle kõik heaks ja ilusaks teha. Võtta tavalise kivitüki ja lihvida selle säravaks. Võtta kõige näotuma savikänsaka ja vormida sellest imelise kuju. Võtta tühja lõuendi ja luua sellele imelise maali. Tema võib võtta kõik, mis on närune, räpane, trambitud ja rikutud ja teha selle puhtaks. Me tuleme otse kui räpaste riietega ja poriste saabastega tema peosaali uksele ja meile antakse selga puhas rüü ja jalga pehmed tuhvlid.
Me oleme kutsutud sellele imelisele peole. Me oleme kutsutud osa saama sellest kõige kallimast kingist, teadmisest, et meil ei tarvitse kunagi üksi olla. Et meil on lohutaja, kes jääb meiega igavesti. Me teame, et Jumala vaim ei lahku meist ega meie järglastest ega meie järglaste järglastest. Üleastumisest pöördujale, ütleb Issand. Pöördugem siis, juba täna, juba sellel ootusööl Jumala poole, usaldades ennast tema hoolde. Loobudes iseenese tarkusest, oma kangekaelsusest, oma püüust olla kogu aeg rohkemat, kui me tegelikult oleme. Ja usaldada ennast selle hoolde, kes võib meid tõesti teha rohkemaks, kui me oleme. Me ei pea ennast ise lunastama, sest Kristus on meid lunastanud. Me ei pea ennast ise üritama korda teha, sest isa või ema on alati see, kes paneb patsipaelad sirgeks, nööbib palitu kinni, aitab koolikoti turjale ja saadab meid teele. Uutele ja põnevatele teadmistele vastu, ent ometi kindlas usalduses, et ükski nendest teadmistest ei võta meid temalt ära. Me oleme ikka tema lapsed. Ka siis, kui me oleme natukene kangekaelsed, natukene junnakad, trambime jalgu ja tahame oma eneseteed käia. Isa ootab. Meie ootame isa. Me ei pea teda ootama töölt koju või sõpradega kõrtsist või lihtsalt kusagil linnas hulkumast, mõeldes selle üle, kuidas oma perele leib lauale saada. Meie isa taevas tuleb püha vaimuna meie juurde. See üks ja imeline kolmainus Jumal, kelle olemust me mõnikord lõpuni mõista ei suuda. Ta tuleb meie juurde ega lahku meist. Ta lubab meil ennast usaldada, enesele loota. Lohutaja, kes on meiega igavesti. Mis saaks meid veel kurvastada, kui meil on selline lohutaja? Mis saaks meid hirmutada, kui meil on see kindel teadmine, et me ei pea enam kunagi olema üksi? Head sõbrad, ma tahaksin väga, et see tänane nelipühi öö saaks nii mõnelegi püha vaimu, tõe vaimu äratundmiseks ja enese sisse vastuvõtmiseks. See on ju kingitus, mis on mõeldud meile kõigile. Ma tahaksin, et me julgeksime avada oma südames ukse. Olgu see kamber seal siis, milline tahes, suur või väike, paremini või kehvemini sisustatud. Teades, et see, kes tuleb, toob kõik puuduva ise kaasa ja rohkemgi veel. Ma tahaksin, et me julgeksime avada selle ukse tõe vaimule, kutsuda teda enesesse, kutsuda ta oma südamesse elama, et ta oleks meiega igavesti. Aamen. Ja me palvetame.
Kõigeväelne Jumal, meie täname sind, et sa püha vaimu meie juurde saatnud oled. Et sa saadab meile selle lohutaja, kes jääb meie kõrvale. Et sa tema kaudu ühendad meid üheks rahvaks, üheks koguduseks sinu palge ees. Et me saaksime igavesti olla sinu lapsed, sinule pühitsetud. Me palume sinult valgust oma südametesse. Me palume harrast lapselikku usaldust, alandlikkust, kuulekat meelt ja tahet võtta vastu see kink, mille sina meile oled andnud. Õpeta meid siis olema üks pere venna armastuses, üksteise vastu ühiseks liidetud. Liidetud veresidemega Kristuse lepitusohvri külge, liidetud tulesidemega püha vaimu läbi. Õpeta meid armastama, lootma, uskuma ja usaldama. Usaldama sind, kes sa oled alati meiega, kes sa tahad igavesti pakkuda meile lohutust ja meelekindlust ka siis, kui me oleme hirmust räsitud, abitud, oma muredega üksi jäetud. Meie täname sind, et sina oled kingitus meile kõigile, et sina oled armastus, et sina oled kindel linn ja varjupaik. Ja me palume, et sa õpetaksid meid sinu suurtest tegudest kuulutama, sinu armastusest kõigile teada andma ja kutsuma ka neid, kes veel ei ole teed leidnud. Meie palume sind, juhata meid õigetele radadele, et me sinu ustavate ja armastavate lastena võiksime teenida sind nii, nagu sina meile kõigile oled selleks andnud andeid ja kindlust ja usku. Meie palume, et me jääksime selle usu sisse nii oma ajaliku elu headel kui halbadel aegadel. Ja et me ka selle ajaliku elu lõpul ei kardaks ega tunneks kahetsust, vaid üksnes ootaksime kindlas usus ja rõõmsa meelega seda rahu ja rõõmu, mille sina oled meile tõotanud kinkida oma taevases kuningriigis. Meie tahame paluda sind sinu enese õpetatud sõnadega üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Armastatud vennad ja õed, Püha Vaim on tulnud meie keskele, meie südametesse. Võtkem ta vastu kui kingitus Jumalalt, kui tema igavese armastuse märk. Avagem oma südamed talle ja saagem tema läbi pühitsetud uueks ja paremaks eluks. Ma soovin teile südamest õnnistatud nelipüha ja nelipüha pühapäeval ehk siis
nüüdseks juba tänase päevanumbri sees on jumalateenistus Harla kirikus, teenib õpetaja Vallo Ihasalu ja homme teisel nelipühal on taas veebipalvus, teenib diakon Hindrek Salumets. Soovime teile südamest õnnistatud pühade aega ja olge hoitud. Aitäh!